Ida-Virumaal asuvas Auvere elektrijaamas toimus täna varahommikul plahvatus, kui tundmatu droon sõitis vastu elektrijaama korstnat. Seireandmed tuvastasid meie õhuruumis drooni kell 3:43, plahvatus toimus juba loetud minutid hiljem. Umbes 2-3 minutit hiljem see droon põrkas vastu Auvere elektrijaama korstna ülemist otsa, toimus plahvatus. Meie esialgne hinnang on, et tegemist on Ukraina ründedrooniga, mis oli osa Ukraina laiemast droonirünnakust Leningradi oblasti objektidele. Aga me täna võime üsna veendunult öelda, et tegemist ei olnud vaatlusdrooniga, vaid pigem on see lõhkeainet sisaldav kas ründedroon või peibutusdroon, aga detailide osas saame lähiajal teada. По телефону, что летают дроны. Вы боитесь? Нет, не боялись, нет, не боимся даже. Я думаю, все это, никакой войны не будет здесь. Я уверен. Kõigepealt alustuseks tuleb ära öelda see ja rõhutada, see on oluline edasi anda, et Eesti pole rünnaku sihtmärk. Ukraina korraldas ööl vastu tänast ulatusliku vasturünnaku Ust-Luga sadamale, mille kaudu saab Putin endiselt suures osas sõjapidamiseks vajalikku raha. Ust-Luga sadam asub pisut vähem kui 50 kilomeetri kaugusel Auvere elektrijaamast. Vene piirist on Auvere elektrijaam vähem kui 3 kilomeetri kaugusel. Kuivõrd Venemaa jaoks on Ust-Luga sadam kriitiline taristu, on nad õhutõrjet seal kõvasti suurendanud. Radari segajate tõttu droon suure tõenäosusega Eesti õhuruumi sattuski. Ukraina ründedroonid on meie õhuruumi jõudnud ka varem, viimati möödunud aasta augustis Elvas. Vahe on ainult selles, et sel korral me ka märkasime drooni, võiks ainult öelda, et liiga hilja. Maakeeli öeldes püssimees olnud seal korstna kõrval, et siis selle reageerimise aeg on tegelikult sekundites, millal tuleb teha otsus. Kahjuks tuleb tunnistada, et see distants Eesti piirilt Narva jõelt kuni sinna Auvere korstnani on vaid mõni minut ja veel kord ei ole meie huvides kuidagi olukorda eskaleerida nii, et me võtame riski, et näiteks tulistame midagi Vene poolele, et me kindlasti ei soovi anda Venemaale ettekäänet või võimalust süüdistada Eestit Venemaa territooriumi ründamises. Eesti Energia juhi sõnul on täna veel keeruline öelda, kui suur on plahvatuses tekkinud kahju. Selge on see, et korsten sai kahjustada, kuid elektrijaama töötsetu Reiko sõnul ei mõjuta. Auvere on endiselt töörežiimis, ehk ta on täna reservis seoses madalate elektrihindadega. Vajadusel, kui on vaja Auveret käivitada, siis Auvere on käivitamisvalmis. Auvere elektrijaama tabanud droon ei olnud siiski meie õhuruumis ainus. Palju neid aga kokku siia jõudis, alles selgub. Meie õhuruumi öösel läbisid tõesti mitmed droonid, sealhulgas Soome lahe kohal. Täpsed analüüsid, et mitu siis täpselt oli, me paneme kokku kõik oma akustiliste sensorite pildi, mis meil on juba Ida-Virumaal olemas, madaradarite pildi, teiste radarite pildi, küsime liitlastelt, et see analüüs veel loomulikult hetkel käib. Tulenevalt Eesti territooriumil hulkuvatest droonidest saatis Kaitsevägi täna hommikul välja ohuteavituse. Inimesteni jõudis see aga 5 tundi peale reaalset intsidenti. Paratamatult olid inimesed paanikas ning häirekeskuse number oli mõnda aega ülekoormatud. Häireteavitussignaal, mis läks välja 8.30, on seotud sellega, et teatud kriteeriumid jõudsid kätte ja vastavalt kaitsejuhataja korraldusel käivitatakse sel hetkel ka ohuteavitus. Seega kõik need varasemad asjad, mida me oleme monitoorinud juba mõnda aega ja tegutsenud, ei olnud piisav alus, et seda ohuteavitust seada. Ehk siis ohuteavitus saadeti välja seejärel, kui Ukraina korraldas uue rünnakulaine ning Ust-Lugas tiirutasid juba uued droonid. Aga ka siis oli teavituse sisu üsna krüptiline, näiteks õhuoht varjuge. Ohuteavitus peabki olema võimalikult napp ja samal ajal võimalikult selge, et inimene teaks, mida teha. Oli see teie hinnangul piisavalt selge? No ma arvan, et see oli piisavalt selge, kui et oht on õhus ja mida tuleb teha, tuleb varjuda. Ukraina ründedroon kukkus täna öösel alla ka Lätis Dobročina külas. Seal toimus plahvatus kell 2:30 hommikul, kuid Lätis ükski inimene ega taristu kannatada ei saanud. Sarnaselt meie Kaitseväe ülemale tunnistavad lätlased, et drooni allatulistamine on keeruline, sest rahuajal ei saa me tegutseda nii, nagu sõjaolukorras. Ja mēs zinātu, kad Latvijas gaisa telpa virs šī konkrētā incidenta ir slēgta. Pirmais priekšnosacījums. Un ja mēs varētu, ja mūsu grupa atrastos mērķa sniedzamības attālumā un spētu tad šo te mērķi nolasīt, notiktu notriekšana, tas lēmums tiktu pieņemts. Itaalia hävitajad tõusid öösel ämarist õhku kohe, kui droon Eesti õhuruumis tuvastati. Kuigi Kapo ja Kaitseväe sõnul vahetut ohtu Eestis enam ei ole, siis Ida- ja Lääne-Virumaal püsib endiselt drooni oht.
Me hetkel ei näe, et rünnakulaine oleks täielikult lõppenud, seega peab olema valmis, et mõni droon võib ka uuesti sattuda Eesti õhuruumi ja muutuda ohuks. Meil ei ole mõtet ka asjatult teavitusi välja saata, sellepärast et me ei taha nagu seda psühholoogilist seisu ka viia inimesteni, et kutsume, hoiatame, et hunt tuleb, aga hunt ei tule, nii nagu selles muinasjutus oli. Meil on jätkuvalt valvsusmeetmed seal püsti. Me suurendame arvatavasti ka lennukeeluala. Et lennukeeluala teatavasti meil oli ainult öisel ajal. See mõjutab rahvusvahelist lennuliiklust suure tõenäosusega, küll mitte Eestit. Selles mõttes, et Tartu lennujaamas ei puuduta, Tallinna lennujaamas ei puuduta. Margo Pallasoni sõnul võime me taolisi drooni-intsidente näha veel. Kõigil, kes täna öösel ründedrooni märkasid, palutakse Kaitsepolitsei ametiga ühendust võtta aadressil kapo@kapo.ee. Kuna meie õhuruumis oli veel teadmata arv droone, võivad nende tükid vedeleda sisuliselt ükskõik kus, kuid eriti rannikul. Sel juhul võib olla tegemist plahvatusohtliku materjaliga, mida ei tasu ise uudistama minna, vaid drooni rusudest tuleks teavitada häirekeskust numbril 112. Me teeme kõik selleks, et Eesti inimesed oleks kaitstud ja sellesse pannakse nii palju raha, nii palju jõudu, nii palju aega kui vähegi võimalik. Aitäh!